No tere, kallid sõbrad, täna on teisipäev, 7. juuli ja mina ja Musu. Ma vaatan, mis on filmina. jah. Igatahes me eile ei filminud mitte midagi. Ja siis me mõtlesime, et me täna ka ei filmi midagi. Aga Ivaril tuli maguseisu. Mul ei tulnud. Mis sul tuli siis? Midagi võiks kokata lihtsalt. No tal tuli kokkamiseisu, aga nagu natuke maguseisuga. Siis me mõtlesime, teeme toorjuustu kooki. Ja siis filmime teile seda, sest et ma käisin täna päeval podcasti filmimas Malluga. Ja siis me käisime poes. Ja mis me eile tegime? Ma käisin trennis eile. Jalkat vaatasime ja muud mitte. Ja jalkat vaatasime. Sadas eile terve päev. Ja ma võitsin eile siis ka panustamisega. Ja siis ma täna võitsin. Ma eile natuke kaotsin ka, aga täna võitsin siis. Ja nüüd meil on järgmise jalgpallimänguni tund aega. Ja siis me mõtlesime, et teeme väikse toorjuustu koogi koos teiega. Nii et ilusat uue vlogi algust ja let's go. Nüüd tuleb selline asi välja, et me arvasime, et meil on suure, no meil ei ole koogivormi esiteks, aga meil on selline klaasist vorm. Ja siis me mäletasime, et meil on nagu suurem klaasist vorm, aga ei ole, meil on ainult selline ja ma leidsin sellise väikse. Aga võib-olla see on hea isegi. Siis teeme täna selle snäkkimiseks. Ja siis selle teeme snäkkimise, nagu ja siis selle. Ajad on rasked, anumad on otsas. Jah, ma pean kunagi koogivormi ka ostma. Aga tean, mis ma nii kaua võin teha või? Ma panen veel asjad masinasse. No näiteks. See riiv. Riiv? Laimiriiv. See peaks olema seal kõige äärmises sahtlis ahju kõrval. Võtsin. Nii, aga mina siis segan kokku toorjuustu. Teen laimi, jah? Nüüd laimi koorida näiteks. Ühe või? Ma pesan seal laimi ära ka. Aga jah, teeme laimi siis toorjuustu koogi või? Laim annab sükse väga mõnusa kiki sinna juurde. Ma ei ole laimiga varem teinud, et ma olen veits skeptiline. Ma olen vist väga osav selles. Või riivin. No see on väike uhmer ka selles mõttes. Võib-olla selle teise uhmriga sul on parem. Lihahaamriga või? Jah. Näe on parem ju. On küll, jah. Mis sina siis täna põnevat tegid, Musu? Kuule, Marju Karini storysid vaatasin. Otseselt toorjuustu kooki ei saa teha super fitina. Aga me tegime mingid väiksed asendused, nagu näiteks vahukoore asemel, see oli kas vahukoor või hapukoor, me paneme hoopis kreeka jogurtit, valk baby ja siis paneme toorjuustu. Ja suhkurt paneme ka vähem, väga palju vähem. Seal retseptis oli 200 grammi vist või? Jaa, 200 jah. Jah, me paneme 10. 2 teelusikatäit piisab küll. Jah. Ma tulen sinu kõrvale siia. Tõmbaks muna ka siia sisse löö. Kas seal oli lihtsalt muna või munakollane? Seal oli muna või? Jaa, see läheb ahju ju. Meil ei puudu midagi või? Ei, vaata see, mis ma praegu kokku segasin. Ma ei oleks pidanud seda toorjuustu kokku segama kreeka jogurtiga, et ma oleks pidanud katte tegema sellest pärast. Hapukoor, suhkur on kate. Ja teist toorjuust, suhkur ja muna on täidis. Aga siin on ju puhas toorjuust veel. Me saame lihtsalt selle panna peale, siis lasta olla praegu segamine suva. Oota, aga mis me sellega teeme siis? See on täidis siis ikkagi? Ei jaa, aga peale meil on vaja uut kreeka jogurtit. Kreeka jogurt läheb peale, mitte see või? Jah, see on täidis. Ma saan selle jätta, tulebki rohkem, valgur rohkem, see on fine. Ma panen muna ja värki. Vaata, see on muna kollane lihtsalt või? 2 muna lihtsalt. Okei. Siis teeme niimoodi. Ma telin uue kreeka jogurti. Nii, või on nüüd valmis ja sellega on lihtne, enne kui see siin jälle segad selle küpsiseguga kokku. Võid mingi lusika võtta.
Retseptis oli rohkem võid, aga noh, vaata siis ta jääbki veits kuivam. Peab kauem segama võib-olla äkki lihtsalt. Nii. On ilus välja näha. Oled ilus. Aitäh. Aga tegelikult see ongi võib-olla hea praegu, sest et retseptis oli toorjuustu 600 või? Ja me panime hoopis toorjuustu ja kreeka jogurtit, nüüd tuleb nagu sisuks, tuleb nagu väga valgurohkem. Ma usun, et see tuleb ikkagi hea. Ma arvan ka, see on alati põnev, kui sa lähed nagu... Veits softer retsept. Sinul on, sina teed seda kogu aeg, vaata. Lihtsalt küpsetamisega on see, et küpsetamine on füüsika nagu. Sa ei saa panna seal niisama hullu. No tead, ma usun, et see praegu ei tee midagi hullu. Sest et ma tegin oma töökaaslastele brownit niimoodi, et ma ei vaadanud retsepti ja neile väga maitses. Ja nüüd nad küsivad sult retsepti ja sa ei oska. Üks kolleeg küsis retsepti, siis ma pidin uuesti vaatama ja siis ma nägin alles, kui palju asju ma nagu valesti tegin üldse. Aga ma ei tea, maitse oli tipp-topp. Retsepti järgi on ka 75 grammi suhkurt. Ma ei tahaks, tead, ma panen niimoodi, et siin natuke maitset oleks. Panen 1 peotäie. Tahaks ikkagi nagu, et... ja pigistasin laimi ka sisse pigistan. Ja kas sa tahtsid seda laimikork ka siia sisse või? Ja see läheb sinna sisse, jah. Peaks vist minema. Ja, näitan teile vahepeal ka. Selline mixture. Nii, 80 kraadises ahjus 30 minti. Panen ahju eelsoojenema. Võtan selle siit välja. Kuule, räägi, kas sul ka saade tuleb või? Saade? Kes mind ikka võitsib vaadata? No, sinu kokkamine, ma arvan, kotib inimesi rohkem kui minu. Kokkamissaade või? Jaa. Kokkamine Kristinaga? No ma ei tea. Teed comebacki või tee või? No ma olen neid Instagrami teinud, vaata. Aga võib ju YouTube'i teha kunagi midagi, kui me siin teeme midagi põnevamat. Aga mulle meeldib rohkem, kui... Mulle meeldib, kui Ivari süüa teeb. Ta teeb väga hästi süüa. Ole nüüd. Ivari tõesti teeb väga hästi süüa. Ja minu arust see on, keegi kommenteeris siia YouTube'i ka, et see on väga seksikas. Kui mees süüa teeb, oskab süüa teha ja meeldib süüa teha ja ma nõustun 100%, sest et nagu see on väga tore, et sa teed ja sa teed hästi ka. Võtan kõik need head sõnad vastu ja lähen punastan kuskil nurgas. Ära punasta. Ära punasta. Kuidas siis armuelus? Ma ei tea, kuidas sul? Mees norm või? Jah. 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 Mul läheb armastus väga hästi. Ja nüüd siis panen selle sisu, mis läheb siis ahju. Näeb välja nagu mingi majoneesi salat. Majonees sibulaga. Aga millest need tükid tulevad? Toorjuustust. Ta ei lähe segamini või? No seal oli, et sa võid mikserist läbi lasta, aga tead, it's fine. Tulebki siuke chunky. Chunky monkey. Nagu mina. Ja selle sööb Ivari, selle sööb mina. Niimoodi. Ei. Selle sööme täna ja seda sööme mingitel muudel päevadel. No, muidugi kell 11 öösel hea. Või noh, umbes 11:30 saab valmis see. Selle võtame neljapäeva mallu juurde kaasa. Näeme poole tunni pärast. Bye! Me teeme selle katte ära. Tule mulle lähemale muidu. Teeme selle katte ära, mis läheb sinna toorjuustu koogi peale ja külmkappi seisma. Aga ma proovin, ma tellisin, sinna läheb muidu. Siia läheb kokku hapukoor, vaniljesuhkur, vist tavaline suhkur ka veid. Sa pead mu kõrval olema muidu. Ma meeldin talle rohkem vist. Et ma tellisin need Nixi vanilladropsid, need on Steviaga, aga ma tahaks proovida enne, kui ma seda nüüd ära rikun. Sest et meil on vanilja ja siirupid ka, et saab sellega panna, aga... Ma panen 1 dropi. Ma arvan piisab. Okei, mega hea. 0 kalorit ja 0 kõike. 0 kalorit. Kalorit. Nii. Ma mõtlesin, et raudselt see on rõve, sest need dropsid. Aga ei ole isegi. Igatahes siin me siis lamame iga päev. Ja siin ta mul läbab. Mulle meeldib lamada. Meeldib lamada, jah?
tere! Tere! Mis teed? Elaman ja vaatan jalgpalli ja siis ma kirjutan mul subscriberitega jalgpalli chat ja siis ma peaks sinna teada andma. Et kuidas sul läheb? Jah, et ikka me jagame seal oma panuseid ja kui on mängus mingi huvitav koht, siis me kirjutame. Või nii? Täpselt nii. No nii, Kolumbia-Šveitsi mäng, 23 minutit on mängitud. Mis on enesetunne? Kolumbia loputab Šveitsi läbi nagu märja kaltsu ja läheb siit edasi veerandfinaali. Seis on 0-0 muidu, by the way. No jaa, aga mitut Šveitsi rünnakut sa näinud oled siiamaani? Seda küll. No täpselt. Kolumbial on päris head võimalused olnud. Kolumbia on väga tugev tiim. Ma loodan ka, et Kolumbia lähinaabrid meil ikkagi. Kolumbia või? Mida? Mis te seal Rakveres õpetatakse? Me ei õpigi. Anyways, rahad on Kolumbia peal. Nüüd sõltub, kas on Itaaliasse minek või ei ole. Ja kas jääb lend ära või? Ei, tegelikult ei jää. Vegasesse lähme hoopis. Ära tuleb lähme Vegasesse. Kui võidame, siis lähme Vegasesse. Red Rocki. Selle 50 euroga, mis sa võidad? No... Duubeldab ruletis kohe seda. Okei, joogipaus on läbi, me vaatame... Kämblimine on halb, ärge palun kämblige. Ärge kämblige, jaa. Me teeme seda ainult siin MM-i ajal. Me teeme kõike neid asju, mida mitte keegi ei tohiks teha. Tehke mu sõnade järgi, mitte mu tegude järgi. Aga joogipaus on läbi ja siis, kui see nüüd poolaeg hakkab, siis peaks koogid olema jahtunud ja siis me paneme selle katte peale uuesti ahju. Siis peame uuesti laskma jahtuda. Et ikka võtab aega see koogi tegemine, ei ole niimoodi, et supp see valmis. Nüüd on siis see osa, kus koogid on ahjust väljas, nad on jahtunud ja nüüd tuleb panna peale siis retsepti järgi siis see kate, milleks on hapukooremöks, aga kuna me oleme fitness queens, Ivori on ka fitness queen, on ju usu? Siis me teeme hoopis Kreeka jogurtiga või see tuleb valk, aga me saame aru, et see saab valmis alles kell 1 öösel ja me ei hakka kell 1 öösel kooki näost sisse vitsutama, sest et see ei ole fit. Nii et me mõtlesime, et me siis jätame selle väikse koogi homme koogi kõrvale. Kohvi kõrvale ja siis suure võtame malli juurde kaasa. Kui ta meid üle ei lase, ikkagi ootab külla. Tal on tegelikult neljapäeval hambarst, ta kardab täiega hambarsti. Et äkki tal on pärast tahab lihtsalt olla rahus, aga ma usun, et teise ütles, et ta just tahakski pigem siis. No nüüd on see, et kui ta üle laseb, siis kogu Eesti rahvas on pettunud temas. Jah, sest me tegelikult alguses pidime peale Jaane minema tema juurde, kes tal suri jäänes ära. Siis ta nutis päris palju, ma nägin ta sealt täpist, siis ma hakkan see küsima, et tšau, kuule, ma tean, et sul on lein, aga teeme šašlõkki. Kõige jah, siis me chillisime lihtsalt kodus ja puhkasime. Nii, nüüd on see kiht peal, tagasi 5 minutiks ahju 230 kraadi ja siis jahtuma ja homme sööme, nii et homme näeme, me tahame nüüd jalgratraus vaadata. Oota, sa pead enne tegema õhtu hämaruses lotša tuuriga. Nii, koogid ahjus, ehk siis 00.11 tuleb välja võtta. Ja, tegid siin korda vahepeal? Jah, tõstsime ümber. Tõesti ümber. Kuule, nii on ilusam. Ananas on imekombel iseenesest kasvama hakanud. Vot, kui sa paned armastust ühte taime, siis see hakkab kasvama. Tomati tšekk. Nii. Ja üks sulle, musu. Nii. Ise kasvatasin päris hea. Koos kasvatasime. Nee, ma panin siia. Vaadake. Kuidas sa panid need sinna? Ma ei tea. Seal on konksud. Ma tahan väljaspoolt ka näha. Issad, kui äge. Noh, äge ju. Sa oled väga nunnuks siin teinud, aitäh sulle, musu. Botaanika ajad nice. On fitnud ka. Ja. Ai inimene. Täna on siis kolmapäev.
ja lõpuks siis sööme meie eile tehtud natukene tervislikum toorjuustukook siis. Siin on vähem suhkurt. Võiks öelda, et see on suht niisugune proteiinikas, valgurikas, sellepärast, et siin on väga palju kreeka jogurtit. Siin keskel selles on kreeka jogurt ja täidis või pealisse kihtab ka kreeka jogurtiga. Ma usun, et see on niisugune protekas ja suhkurt läks ainult nagu väike peotäis. Muidu oli retsepti järgi 200 grammi. Ja proovime siis esimest emotsiooni. Ja võip on ka vähe. Mega hea. Ja seda laimi. Ma ei pannud väga palju laime kord. Et siin on hästi õrn ikka laimikikk, aga see on väga hea. Sa ei taha proovida? Miks? Ma vaatan, kuidas sa sööd lihtsalt. Ja nad Rimist saanud füüselit ka. Ära Rimi promo, nad ei müü digestiive. Kui digestiive seal polnud. Maksimast saame digestiivi. No võt. Pidime mööda poode jooksma, nii et oleks peanud kohe Maksimast see minema. Väga hea. See on tõesti väga hea kook on. Nii. Anna nüüd kaamera mulle. No. Nii, Mari. Just woke up. Väga nunnu oled. Kell on 3. Ei, no me oleme mõnda aega üleval juba. Maitseb nagu fit kook. See maitseb nagu fit kook, aga see ei ole halb. See ei ole halb. See ei ole minu arust üldse halb. See võib olla törts mingit maasikatoormoosi nagu kõrvale. Natukene. See oleks nagu mega mõnus. Siis oleks täpselt paras. Jah. Või mingid värsked magusad maasikad. Äkki ostame see, mis on Malju juurde ja Märtenile viime. Äkki läheks ostaks turu pealt magusaid maasikaid peale. Siis paneks füüseliga segamini. Siis me võiks juba toormoosi teha nendest sinna peale. See on ka jah. See on ka variant. Praegu täpselt nagu midagi puudu, aga et midagi võiks kõrval veel olla. Väike toormoos teeme. Me lähme täna kinno, et äkki siis enne kino käime turult läbi. Mis päev homme on? Neljapäev. Aga me võime homme ka minna. Enne turult teha homme värske moosi ja siis minna Malja Märteni juurde. Mis paneme siia peale? Mis nüüd ütled, kui maitsev. Mis sa selle koogi hinnanguks annad 1-10? Kui ma tahan kaalu jälgida 8. Kui mul on suva 6,5. Tugev 6. Okei. Minu hinnangut ei küsingi, et issand, see on küll täitsa hirmus. Me peame nägema sind selleks, et sinu hinnangut kuulda. Räägi nüüd palun, mis on teie hinnang? Minu hinnang on see, et kui ma kaalu jälgin, mida ma teen seda terve oma elu, siis see on pigem selline 9. Sest et ma olen saanud, kui mul on fit... Mis ma ütlesin? Sa ütlesid 8. 8 vist. Ma ütlen 9 isegi. Sellepärast, et ma olen saanud väga juvedaid fit kooke. Aga kui ma oma fit teekonda jälgisin, siis selle aja jooksul ma sain päris halbu kooke. Et see on täitsa hea. Siin on palju valku, vähe võid, suhkruava. No... Tegelikult selle kohta on päris hea, jah? See on päris hea. Okei, ma muudan siis ka 9. Tegelikult sa mõtled selle kohta on see väga-väga hea. No kui panna veel, ja kui on suva kaalust, siis ongi väike moos siia peale nagu, või kõrvale. Siis on täpselt idekas, see moos annab selle magususe. Miks me homme moosi paneme, on see, et me läheme Malju Märti juurde sauna, siis me higistame selle moosi välja kohe, nii et... Jah, tõenäoliselt. Äkki on vaja puid lõhkuda seal või midagi. Nii et jah. Ma jään sinna tööle kuni laupäevani. Meie jõudsime nüüd Apollo Plazasse. Ma ei tea, mis Ivari seal taga teeb. Aga tulime kinno Scary Movie't vaatama, sellepärast, et see on nüüd viimaseid hetki veel kinos vist. Ja Ivari väga tahtis näha Scary Movie't. Sa tahtsid ka seda väga näha too? No ma tahtsin. Ei, nagu see mõttes, et ma tahtsin... Mina tahtsin ja sina tahtsid, mõlemad tahtsime. Jah. Nii et nüüd me tulime Scary Movie't vaatama. Aavan teil ukse võib-olla. Milline härrasmees. Kust leidsid? Tinderist. Mul oli juba meelest läinud. Tinderist jah, leidsin su. Meil on nüüd kinos käidud.
Kuidas sulle Scary Movie meeldis? Pigem vist meeldis. Mõni koht oli nagu siuke küsitav, aga muidu pigem vist meeldis. Okei, minu arust oli ka nagu enam-vähem. Et no kuna nagunii täna on nii halb ilm ja midagi on teha, et siis okei. Aga see on nagu ma olen nüüd kõigile, et minge vaatama, et see on nagu, seda võib vabalt oodata, kuni see tuleb kuskile. Ja nagu norm oli. See oli okei. Ja me viime Moonale 5 – piletid. Selle järgmise nädalal on siis 5 – 10 aastat. Ja siis, kuna me ei saa minna, siis ma viin Moonale need. Siis ma mõtlesin, ma viin talle pudeli salajutud džinni ka. Tahaks hea sõber olla. Me jõudsime nüüd siis siia uude La Bocasse. Mine härrasmees. Nii, meie toit jõud... Aitäh. Aitäh. Meie toit jõudis ja me tellisime isukalt. Lihtsalt me tahtsime kõike proovida. Me võtsime bruschetta ja siin on stracciatella ja tomatiga. Ma armastan stracciatellat. Carpaccio ja väiksed krevetid. Sai siis 7,14. Väike vesi. Hakkame möllama. Vett tellisime ka, jah. Ja tisu. Ära seda näitamist seal taustada. Meie üks pearoogadest jõudis, milleks on trühvlipasta. Ja vahetasime pasta ära. Prouale ei sobinud pikka sorti pasta. Saime karbikeselt. Minule sobib, aga ma täna tahtsin selle trühvliga, ma ei tahtnud spagette. Ja nii on. Ja ma tahtsin täpselt sama, mis te ütlesin. Meil nii sobib, sulle sobib kõik, mis mulle sobib. Muidugi, jah. Siin. Ja Kristina proovib nüüd pistatsiajätist. Ja annab oma erapooletu hinnangu. Ja see on väga hea. Super. See on nagu hea, sest ma olen väga halba pistatsiajätist saanud või gelatot. See on väga hea. See oli seal Türgi lennujaamas. Kas see Türgi, palju maksin 7 € üle palli eest? Ma ei tea, palju see maksin. Mõtlesin, tead, ma armastan pistatsiajätist. Kelan tähti jäätis, ma võtsin endale ja see oli crazy expensive ja see matsis nii halvasti, aga see siin on päris hea. Nii et seda võib, proovime siis seda ka, siin on igastaselt tahaks sampusena. See on brownie jäätisega, see ei ole gelato siis. Mulle teeb soe ja magus koos. Soe ja külm koos. See ei olegi soe. Okei. See mulle meeldib, mulle teeb soe, šokolaadikook ja külm jäätis, see on vibe nagu. See on päris hea. See on nagu väga hea. Tubli. See on okei. That's okei. Aga minu järjestus on ikkagi number 1 on see. Gelato. See on brownie. See on crème brûlée. Ja tisumusu. Me jõudsime nüüd La Bocast koju ja Mallu soovitas enda äpis ühte Netflixi seriaali, et I Will Find You. Me hakkame seda vaatama ja Jüri võttis kohe bluusi sellest ära. Pusa ikkagi võtsin sellest ära. Näike. Bluus jääb. Bluus jääb. Püksid lähevad. Nii, teeme siis väikse La Boca recapi. Esiteks, mega cute teeninda oli meil. Teenindus oli super. Ja siis, kui Ivari vetsu läks, siis tuli üks teine teeninda ja ütles, et palun ärge lõpetage enda vlogide tegemist, et ta pauside ajal on vaadanud ja vist, ma saan aru, teised teenindajad vaatad ka ja kiitis, nii et shout out to sellele teenindajale, et oled sa vaatad meie podcasti ja kusjuures selle summeril tuli ka hästi palju inimesi ütlema, et nii hea podcast teil, nii et see on vlog, ma olen kogu aeg sassi. Podcast on ka, vlog on hea, et see on nii tore, et inimestele meeldib meie väike vlogikene. Tasub teha. Nii, La Boca siis muljed. Eeroad, krevett. Krevett mulle väga maitses. Krevett oli hea. Carpaccio oli hea. Ivari meeldib romantika, ta peab meile küünmes. Muumi küünal lükkame asja käima ikka. Saab varsti tühjaks ka. Krevett oli hea.
Carpaccio oli huvitav, seal oli mädarõika mingi mitte kast. halvas mõttes, vaid huvitav heas mõttes. Ma pole mädarõikaga saanud varem Carpacciot. Mina ka ei ole saanud. Päris hea kombo, mulle maitses. See oli täitsa huvitav kombo, täitsa hea. Seda mädarõigast oli natuke palju võib-olla, võiks öelda. Sutsu vähem võib-olla. Natuke vähem, aga muidu oli väga maitsev. Ja huvitav kombo, nagu ei oleks arvanud, et sobib. Ja bruschetta oli ka nice. Ja. Kui hindadest rääkida, siis natuke kallis eelroogade kohta, et nagu see bruschetta oli 1 võileib pooleks lõigatud ja see oli 8 euri peaaegu. Carpaccio, ma ei mäleta täpselt, see oli ja krevetid ka, et nagu nats krõbe, aga nagu ma saan aru, et telliskivi ja mis iganes. No see on see, no oleme siin niimoodi. Siin on parem. Krevetid olid, ühesõnaga need olid kõik erod, aga lihtsalt natuke kallis võib-olla. Pearoad, mina võtsin trüflipasta, Ivari võttis diavola pitsa. Me jagasime, pasta oli täitsa nice, Ivari maitsestas seda natuke paremini lõpuks ära. See oli mega maitsev, pani veits pipart ja soola juurde. Jah, väga lihtne. Ja diavola, selles ma veits pettusin, ei olnud väga maitsev, in my opinion. Mulle maitses, aga kõht oli selleks ajaks päris fullis. Aga muidu, ma ei tea. See oli nagu okei, ma lihtsalt telliks seda uuesti, see oli mingi peaaegu 18 euri ka ja see on nagu mingi, nagu Joel Ostrat ütleb, maitsete sümfoonia mu suus, vaata, et see oli okei. Sinu parim sõber? Orm või? Ei, Joel ütlesid. Ei, ma ütlesin, et nagu, ma ei olnud parim sõber. Ei, ma ütlesin parim sõber. Ta ei ole mu parim sõber. Orm ka ei ole, ma lihtsalt mõtlesin, kellest sa räägid. Aga see oli okei, et kindlasti lähme tagasi, nii hea koht telliskivisse tulnud ja magustatud olid, nagu see pistachio gelato oli mega ja brownie oli väga hea. Jah, crème brûlée võiks sipa kreemisem olla, aga maitse oli hea. No see on, ma arvan, maitse küsimus ka, et see on nagu tekstuuri mõttes nagu on, aga maitse oli nice. Kokkuvõttes ma sain lõpuni. 2 peale ei läinudki nii palju. Et kindlasti lähme tagasi ja proovime mingeid muid asju. Nii et oli tore date night. Jah. Ja teine kordki läheks sinuga. Muidugi lähme teine kord veel. No aga nüüd me siis lähme vaatame diivanil Netflixi. On ära. Mahud kaadrisse. Me vaatame diivanil Netflixi, mida ma oli siis soovitasin, et loodame, et see on hea. Sorry. Murran maha. Ma sain katta. Ei näi kinni, jah. Täna on neljapäev. Me oleme Ivariga autos. Ivaril on nohu. Oi, rõve nohu. Tegelikult on juba mingi nädal aega haige olnud ja ta vist ei saagi terveks. 2 nädalat. Aga me saime nüüd hommikused asjad tehtud selle, et me tegime auto tühjaks, sest ma viin selle homme Volkswagenisse hooldusesse või kontrollida ühe rehvi üle ja siis ma ütlesin, et aga tehke palun sise full game'iline ja väliga puhastus. Aga meil on tänaseks list teha, mis me peame ära tegema. Me tahame minna droonid.ee, sest et sellel kaameral, kui ma tellisin selle DJI Osmo Pocket 4, siis seal tuli üks lisa, mis on selle, ühesõnaga ühte lukku on siia kaamerale vaja, mis mul kadus ära. Nädal aega peale seda, kui mul kaameral on olnud. Siis alkomeetrid, minu ja Keter alkomeetrid on seal kalibreerimisest, nendele peame järgi minema. Siis Ivari vahetab autol kojamehed ära. Ta teadis, mul on praegu päris halvad kojamehed, siis ta vahetab mu kojamehed ära. Mis me veel pidime tegema? Alkomeetrit mainisid? Alkomeetrit mainisin. Alkomeeter, auto tühjaks saame tehtud. Me pidime tegelikult alguses Steniga minema ka Pahkla külasse. Kes ei ole Pahkla külast kuulnud või kes ei tea, siis seal elavad siis ma ei tea, kas ainult Downi sündroomiga inimesed või on erivajadustega inimesed, aga Steni siis sugulane elab seal, Stefan, ja me pidime Stefanile külla minema. Aga nagu te teate Sten Seiderit, siis ta on ajaliselt väga halb planeerija. Ta oli mingi, ma tulen peale 2 järgi ja siis praegu kirjutab mulle 2.20. Oota, aga ma pean kell 4 tööl juba olema. Ja Pahkla küla on veits väljas, nii et me ei jõudnud täna Pahkla külla, aga mingi päev jõuame, Stefan on hästi cute ja seal on hästi tore selline, et seal on lehmad ja ma olen seal varem käinud Steni isa Sveniga Stefanil külas. Aga nüüd see jäi ära, nii et siis me teeme muud asjad, mis me pidime täna tegema ja ma ei tea, kuidas Maljul on, kas me jõuame õhtul talle sauna külla või mitte, sest ta käis hommikul hambaarsti juures ja ta väga kardab hambaarsti, nii et eks näis, kuidas sellega läheb meil. Ivari otsib kojamehi. Kaarglast siis saab. No muidugi pakuvad koos kinnitusega, aga milleks siis mina olen?
mina panen ise need ära, lähme ostame, ma arvan, peaks saama vist, vaata siin on kohe need Bosch kojamehed. Aga suve vaatame siis, võtsin ilma teate lahti, tahaks aevastada mu täiega kipitel. Okei, no ma panen siis. Kaarglas, kadaka, mis siit kõige... Lähme kadakale, sest meil on Mustamäe kandis täna rohkem asja. Mustamäe Kristiine. Telliskivist tahtis ka käia? Jaa, veipi ostma. Kõige tähtsam. Ma pean Itaaliasse kaasa ostma ja ma pean terve ploki ostma ja kui te mõtlete mingi, mis su probleem on nädalaks Itaaliasse sa pead ploki veipi ostma, siis mul on sõbrad, kes rotivad mult seda veipi ja täpselt oli selle taiga täpselt samamoodi, et ma võtsin... See on probleem, jah? Võtsin veipi kaasa ja kõik olid mingi issand nii palju ja siis need, kes ütlesid issand nii palju, kõik rotsid mu veipid ära, need lõpuks ikkagi viimased 3 reisipäeva mul polnud veipi. Nii et... Ja mina ei riskiks sellega. Mina ka ei riskiks. Siis läheb asi käest ära. Nii hull ei ole ka. Aga ühesõnaga meil on toimetusi palju. Nii et sõidame. Esimene peatus, kojamehed. Said kätte? Sain kätte. Lähen vaatame. Boshi omad on head. Soovitan Boshi omad. Miks Boshi? Need nagu lükkavad puhtaks ka asja. Mul oli ka Gabriel Boshi omad. Ivaril oli kunagi Bemmi Grabrio automaailmasse, siis tulime. Avastasime, et see on vähe lähemal. Ja ma mõtlesin, et äkki on veits odavam ka, kui viskan selle ära. Nii. Kojamehed. Näe, siin kohe otse ees ongi. Kojamehed saime kätte, näita ka. 29,97 ja loodame, et need on siis paremad kui need, mis mul on. Me kohe testime, ära üldse muretse. Kohe testime. Asub ikka endale tark mees võtta. Ma arvan, usun, et... Nii kaugele ei läheks nende sõnadega. No igavest mees võiks osata kojamehi vahetada. No see võiks küll standardpaketis olla mehed. See võiks tõesti. Aga kui sa isegi ei oska, siis saad alati õppida ja tegelikult see, mina näiteks ei oska, aga nüüd kui sa näitad, et see mingi klipiga käib lahti lõksuga. Vaata mustlust täis veits. Jaa. Kas ta võib lebida? Tuli ära. Let's go. Viskan need ära, et saame testida ka. Tavaiks. No nii, kas saad valmis selleks? Ma olen valmis. Vau. Te ei saa nagu... Vaata, kui palju kvaliteetsemaks. Me ei näidanud seda enne, mis enne oli, aga... Enne oli kohutav. See oli kohutav. Nüüd sa näed. Tõesti on näha. Aitäh, Musu. Lähme nüüd järgmiste. Järgmine checkpoint. Me jõudsime nüüd siia Kristiinesse ja siin on siis DJI pood. Ametlik pood. Siin on siis DJI ametlik pood. Lähme vaatame, kas saame lisasi. Äkki saame. Seda lukku, mille järgi me tulime, me ei saanud, aga Ivari näita, mis me saime hoopis. Saime sellise, see on niisugune stand, et saab filmida kokkamist näiteks paremini, tripod jah. Need saime selle ja nad lubasid tellida meile siis selle kaamera kaitse või luku nii-öelda. Mis järgmiseks? Alkomeeter. Alkomeetritele lähme järgi. Ja telliskivi jääb tee peale? Ei jää, me läheme otse Pärnu maantele, aga pärast. Otse Pärnu maantele. Jah. Ehitus. Alkos läheb 11 korrus. Ups. Ta läks, tuleb 11. Need alkovetrid on olnud seal Keter 5 detsembris. Keter 5 need detsembris kalibreerimisse, siis
me kinda unustasime need sinna, sest Malju kinkis mulle jõuludeks uue alkomeetri. Et mul on täitsa nagu vaja olnud, et ma olen seda Malju kingitud saanud kasutada. Siis ma läksin eelmine nädal järgi ja siis ta mingi okei, aga need peavad uuesti kalibreerima nüüd. Sest need on pool aastat siin, iga pool aastat tagant tuleb kalibreerida. Siis ma jätsin need uuesti siia, siis ma tulen järgi, et need kätte saada. Nii et ma eelmine kord 60 € maksin nii, see on täitsa õhku. Nii et me läks 120 € lihtsalt. 2 alkomeetri kalibreerimist. Alkomeetrid on käes, see on siis Ketteri oma ja see oli minu oma või on minu oma ja neil korraks oli paanika, et alkomeetrid on kadunud või ma mõtlesin, et aga pole hullu, saame kätte ja nüüd peame Ketterit nägema mingi aeg tema omaga tagasi anda ja nüüd pool aastat on mureta, ei ole siin mingit DUI probleemi tulemas. Mis me veel teeme? Telliskivisse. Telliskivisse, telliskivisse. Ma tulin siis oma lemmik kohta, milleks on Vapista, sest et siit saab minu lemmikut nikotiini odavamalt kui tanklast. Ma tahtsin osta 2 plokki, aga sain hoopis 1 ploki ja 3 tükki. Sellepärast, et ma tahtsin 1 ploki Maljule viia, sest ma tean teda, et ta on alati selline, et ta hakkab minult küsima ja siis ma lihtsam oli talle 1 viia, ja Märten vist teeb ka natukene. Aga sain 1 abiks ikka. Ja nüüd lähme keraamikale järgi. Meil tuli meelde, et me pole oma keraamikasjadel järgi käinud. Ja ma ei saanud 2 plokki, ma saan ainult 1 musu. Siin majas pole küll ammu käinud. Tuleme siis keraamikaasjadele järgi. Minul oli siis võidoos või butterbell, see oli isegi võidoos. Mul on tuhadoos. Ja taldrikud on meil ka. Kausid ka. Kausid ja taldrikud. Ivar tegi meil hästi eladad supikausid. Ja me vaatame siis. Vaatame, kus tulid. Esiteks. Ja siis need on meie asjad siin kõik. Taldrikud, kausid. Tuhadoos. Need on kõik, see terve rivi on meie oma. Okei, siin läks neid täppe liiga palju vist. Siis Ivar tegi meile sellised lahedad supikausid. Ja see on rohkem kaus. Ja tegelikult see on väga... Need mõlemad on mõlemad. Mis mina tegin? Meil on 3 tükki kodus juba. Ma tegin 1 lisaks. See on üks ilus, maitse on väga ilus taldrik. No tegelikult kõik on väga normid. Saab süüa nende pealt küll. No väga vinge. Taldrikud ka olemas. Ja siis minu butterbellike. Kõik on sama glasuuriga ka. Nii need on nüüd olemas siis. Ja nüüd lähme toome kurbadest uudistest. Hanna-Britt viis mulle 1 tuhadoosi, mis ta ostis mulle kunagi ammu. Siis lähme võtame süüa. Tulime siis siia Sabasse. Ma olen nii palju head kuulnud selle kohta. Ma panen selle jalga vahele salfaka. Ma panen telefoni peal. Ma olen nii palju head kuulnud sellest, aga pole kuidagi jõudnud ja kuna Sten nüüd kirjutas, et me lähme hoopis ikkagi Steniga ja Malju ei vasta mu kõnele, siis ma mõtlesin, et ma söön kõhu täis enne, kui me sõidame sinna Pahlasse. Sest et Ivar juba teab, et kui ma hungry olen... Juba hakkab käest ära minema asi vaikselt. On ja olen juba veits tujukas jah. See vist on kana. See on see kana, mina tellisin kana jah. Ja Ivar võttis Korea. Teeme siis väikse taste testi ka. Ja see on hea, et ta lõikab pooleks selle, et siis on lihtsam süüa ja jagada. Ja nii, sabavõiku esimene emotsioon. Nii, täna on hästi soe väljas, aga tuuline. Nii.
Ei ole väga seksikas sööja. Mega hea. Kuidas su Korea on? Parem kui sul. Miks sa arvad, et parem? Siis on nii hea. Okei. Ma just panin jälle parema valiku. See on tõesti hea. Me võtsime meelega erinevad. Et sama asja on igav võtta, kui me jagame nagu nii. See on tõesti hea. Ivari võttis Korea, sest tõesti väga... Oi, näe Stennu. Tuli meile Kabrova järgi. Tere! Me lähme nüüd siis Pahkla külla. Sten võttis Kabrioga peale. Ja lähme ikkagi siis Stefanile külla. Jam. Ongi kõik. Nice. Läheme Pahklas. Juuks on täiesti sassis. Aga me jõudsime nüüd Pahklasse. Ja ma teen vlogi, Stefan. Tšau. Tulime Stefanile külla. Me tegelikult juba käisime Stefaniga seal filmin ja käisime Kohilas poes ka. Stefan, räägi mulle, sa ütlesid, et sul ei ole perenaist sinna. Ei ole jah. No räägi, te otsite perenaist või? Perenaist ei ole, kaua üksin minema. Leia mulle. Nüüd läks üks minema. Iga naisega on sama. Kriina tuleb esimeseks. Ja Stefan tahab, et mina tuleks perenaiseks, aga ma ei saa tulla. Saate Kivariga siia kolida? Aga Kelani? Ja Stefan lubas Kelanit hoida, aga ta ütles, et ta oskab lapsi kasvatada. On nii või? Muidugi oskad. Igatahes me oleme siin Pahklas ja Stefan tahab meiega pilti teha. 2 venda. Väga nunnud. Ja kas sa siis... 30 ja venna on 30. 30-sed vennad. Kaksikud. Sa näitab meile maja ka või? Ikka. No näita. Mitu korda sa siin käinud oled? 3. 3 korda. Mina olen 2 korda, esimest korda. Me käisime Sveniga, mäletad või? Stefan. Sveniga käisime. Näed, on kommi jäetud siia. Oo. Põrandale jäeti kommi. Stefan. 30. Sten Seider, vend minu. Helen Seider, ema. Sven Seider. Oun. Onu vist jah? Onu jah. Ja Oun. Stefan, vend, suur, Sabine, Sandri, Veronika, ega. Aga minu nime ei olegi jah? Tubli. Okay. Kummid ka. Mina ei ole kutsutud 30. sünnipäeval. Ikka kutsun jah. No ma tulen siis. Aga kas sa pead minu nime ka siia panema, Stefan? Poissmehe korter jah. See on täiega poissmehega. Stefan, kas sa siis paned minu nime ka siia, kui ma tulen sünnipäeval? Ei pane kirjutanud, see nimi Krisso päeva. Kas sa pead uue tegema? Krisso jah? Ma pastakad olemas. Saad kirjutama? Vastakad on olemas jah. Kirjuta ja muidugi. No tänane töö, oota vaatame. Ma kirjutan Kristina Ivari. Olid, Kristina, seal tegid need kaltsud siis tegid ja nendest tulevad vaibad. Kas sa teed need vaibad ka või sa teed ainult need, millest vaipu hakatakse tegema? Teed vaipa ka või? Näe, keegi teeb. Keegi teine teeb? Sten teeb. Ja siin on söögiala. Neil on just kõik juba laud kaetud. See on hommikuks. Hommikuks juba katsid ära jah? Jah. No väga nice. Ja siin on köök. Ja kui see perenaine siia tööle tuleb, mis ta siis tegema peab siin? Süüa või? Koristama ja asju või? Koristama ja süüa tegema. Teile, mis te peate tegema? Jah. Aga te teete ka süüa, on ju? Mina teen teisel päevani. Okei. Mis sa süüa teed? Näed, siin sulab juba midagi. Liha. Okei, no tore. Väga nunnu on siin. Good vibes. On ju, Ivari? Jaa, väga mõnus. Jõudsime nüüd Pahklast tagasi. Sten tõi meid meie auto juurde. Ja nüüd me läheme Rocca al Maresse, sest Ivaril on vaja Itaaliasse lühikesi viisakaid pükse. Või no mitte viisakaid, aga nüksed, tal pikad püksid on, aga seal lubas 29 kraadi. Ja me vaatame talle lühikesi pükse. Ja siis me lähme vaatame Prismast steiki. Siis teeme steiki ja 3 tunni pärast hakkab jalgpall ka, nii et siis vaatame jalgpalli. Steiki. Oota, mis sa tahtsid teha steiki ja kartulit või? Teigi kõrvale kartuli, trühvli, püreed.
Fancy. sul vist oli, sa ostsid ju kartuleid mingi päev, on ju? Ja kartulit on. Ja need seisavad praegu niisamas ja Peame ära tegema. kasutame kõik ära, mis meil on ja kui sul trühvliõli ei ole, siis ma nutan niuksun teises toas ja siis peame ilma püreeta sööma. Ja me saame tavalist püreet siis teha. Siis saame tavalist ja samas me saame proovida selle natukene panna seda kastet ka, mis sa said. Trühvlikaste. Koostöökaste, mis sul on. Jaa, mingid niisugused fit-kastmed on sain. Natukene sinna. Ma polegi jõudnud natukene vähem võid ja siis selle stories kastet veits juurde on ju. No. Ja siis kui on veel trühvliõli ka, siis on täpselt paras. No saame vaadata. No see jõuad minna muidu. Ei jõua, kurat. Siin on jah, sa ei saa uimerdama jääda. No ma jäin kaamerat vaatama. Ära vaata. Meie jõudsime nüüd Rocca al Maresse. Mis see? Mida? Mis sa Ma ütlesid? lihtsalt oma ette pommisin. Aa, Mingit okei. tarka ei olnud öelda. Okei. Ma lihtsalt naeratan ja katsun tarka nägu teha. Siin on trepiaste. Tean. Uksed avanevad ise. Ma olen viimane mahv ja tubli. Lähme Jaak ja Joonasesse. Ma polegi ammu Rocca al Mares käinud. Ma käisin Vapianos Rasmusega. No mind ei kutsunud. Sa oled trennis. Olin tõesti. Nii, lähme otsime siis poe ülesse. Me läheme homme Itaaliasse ja nüüd tegime väikse pakkimise. Meil on üks äraantav pagas ja üks kohver ja 2 kotti, nii et ma näitan teile natuke seda süsteemi, kuidas me pakkisime. Mina olen väga nende packing cubeside poolt, sest et see teeb pakkimise nii palju lihtsamaks ja ülevaade asjadest, mis sul on ka. Siin on Ivari aluspüksid ja sokid. Siin on meie mõlema ujumisriided. Siin on veits lahtiselt asju ka. Siin on tuuleopes, me oleme matkama ja seal oli kirjas, et peab tuuleoppe kaasa võtma. Siin on Ivari püksid, ma eeldan. Ja siis on lahtiselt, ma võtsin ikka Itaaliasse snäkki kaasa ka. Ja kui te mõtlete, et miks sa võtad nüüd kommi kaasa, sest et miks mitte. Ja kui te näeksite Mallu kohvrit, siis see on ka snäkke täis. Ja ma ei ole veel kõike snäkke pannud. Ma näitan, ma võtan siit. Need lähevad homme kohvrisse kõik. Ma võtsin kanasnäkke trühvliga, kanakrõpse. Et seal ei ole volti. Mallu ütles ka. Ma ei tea, vahepeal tuleb õhtul. Kodumaist midagi natuke. No ma ei tea, me oleme Itaalias. Tegelikult seal on kogu aeg kõht nii täis, seal ainult süüa pakutakse. Aga tead, võtame kaasa lennukisse kas või mis iganes. Vähemalt on snäkki. Ja mis ma tegelikult veel teen alati, mis ma ei ole veel teinud, aga ma panen selle kohe ära, muidu ma unustan. Devini vett. 2 pudelit vett ka kaasa. Ma panen alati kohvrisse ja kõik on mingi, miks sa võtad kaasa Eestist vett. Ma võtan vee kaasa, sest et kui me jõuame sinna, see on ikka mingi joogijänu ja ei viitsi kohe poodi tormata ja hea, kui sul on vesi kaasas. Ma võtan vett ka meile kaasa, see on hea. Mulle meeldib, kui on voodi kõrval, on ikkagi pudel vett olemas. See on hea. Nii, vesi on kaasas. Siis siin on veel rannakott, basseini äärde. See on SPF-i täis kott, siin on kõik SPF. Meigipintslid, juuksasjad, kõik lambrid, kuumakaitse, kõik asjad. Meigikott, sirgendaja. Siin on mu riided, siin on püksid, pluusid. Siin on kleidid. Siin on minu aluspesu ja pesukaitsmed. Siis see rannakott läheb siia. Siia tuleb veel Ivori hügieenitarvete kott ja minu hügieenitarvete kott tuleb ka veel siia. Siin on Ivori jalanõud, siin on minu jalanõud ja siis siin on Ivori pluusid. Ja sul on plätud ka veel vaja panna. Ja, plätud veel lähevad siia, mahub ära. Ütlen, et kohvrid on suhteliselt täis, aga see on fine. Vesisnäkid kuluvad ära ja see tulevad asemele suveniirid. Ja meil on veel tegelikult 2 kotti ka veel siin. Ivari seljakott, kuhu läheb siis arvuti, sest me teeme ju vlogi teile. Siia läheb veel see kõik mikrofonid, kaamerakott ja kõik asjad. Nii, siin on siis, see on kaamera, niuke kõvem karp praegu, just ma kaotsin selle kaamera ühe luku ära, see nagu kaitseb seda. Siis see on mikrofoni boks ja see mikrofoni kott ja siin on kõik juhtmed ka mikrofonile. Siis see on kaamerakott, siin on siis kõik need suuremad asjad, ehk siis see kaameral käib valgustus peale. Siis on üks mikker, meil on kokku 3 mikrofoni ja siis on see, saa seda kätte, aga see on niuke väike stand, kuhu peale panna. No tegelikult see käib niimoodi.
kui ma tahan filmida niimoodi. Väike stand ja siis ühesõnaga see on üks niisugune selline kaamera kotike, see on kõikide lisadega ja see on selline väiksem kaamerakott, millest saad lihtsalt käekotikesse panna, et siin on, et kui sa tahad kõik neid asju kaasa vedada. Palju asju on, et saaks vlogi teha, aga I will do it, we will do it. Ja siin on veel teine kotike. See on siis minu see reisikott, siia läheb ID-kaart, siin on Euroopa kindlustuskaart ja mingid asjad. Ja siin on veel, see on mul Pabe kotike. Siin on mul sendid praegu, aga sellest tuleb mu reisirahakott, et siia ma panen siis ülejäänud raha ka veel. Vaata, kui sente mul on. Kõik Taara sain viidud. Okagnali. Ja siis see tuleb veel eraldi tehnikakott, et siia tuleb veel laadiajuhtmed, arvutilaadja, telefonilaadja, sõrmuselaadja, no sõrmuselaadja tegelikult on siin sees juba, see on mu see nutisõrmus. Airpodsid, et staffi on palju, aga saame hakkama. Me lõpetame selle vlogi nüüd täna ära reedega, sest et me teeme nüüd, täna on siis viimane päev, homme lendame Itaaliasse, me tahame Itaalias teha 2 vlogi teile, vähemalt 2. Ma usun, et seda materjali tuleb palju ja tuleb vinge, nii et siis me lõpetame selle vlogi reedega, teie näete seda pühapäeval. Nii et ilusat uut nädalat teile siis pühapäeval ja siis, et tahame Itaalias teha 2 vlogi teile. Et meil on nüüd uus arvuti ka, millega on palju parem monteerida, selle tellisin Mobipunktist. Ei ole üldse koostöö, ise maksin päris kõrbeda hinda, aga sellega on kõvasti palju parem monteerida ja see videode renderdamine käib palju kiiremini, ehk siis ennem kui vlogs monteerimine läks ruttu, Ivar tegi hästi ruttu, aga see juba renderdamine läks mingi peaaegu 2 tundi, poolteist tundi ühe video peale, et siis sellepärast läks nii palju aega. 10 minutit umbes. Nüüd läheb 10 minutit, nii et siis saab rohkem teile neid videosid teha, vlogest tundub, et teile meeldib, vaatamist on päris head. Ma ise mõtlesin, et äkki heal juhul saame 10 000 täis. 10 oli goal nagu. 10 oli goal ja nüüd on isegi 20 pluss vaatamist, nii et tore, et te olete meiega ja see, et te vaatate, annab meile motivatsiooni juurde, nii et näeme juba järgmisel nädalal või siis järgmises vlogis, kus me oleme juba Itaalias ja ma olen jube pruun seal. Tšau!